Tallinna üürikorterite hinnad on täna kõrgemad kui olid koroonaeelsel ajal ja on karta, et kasvutrend jätkub. Lisaks tuleb üürnikel nüüd alla neelata ka kallinevad kütte- ja energiahinnad. Eks selline räige 6-7% inflatsioon, mida me täna näeme, tegelikult ju tähendabki seda, et me tavapärase sellise järjest rikkamaks saamise teel astume sammu tagasi ja kindlasti mängib üldine kulubaasi tõus ka üürihindade tõusu juures rolli. Täna on näiteks kahetoalise korteri üür Tallinnas keskmiselt 450–600 eurot kuus. Järgmise aasta või poole aasta sees võib oodata kuni 15% hinnatõusu, arvab Toompark. Kas teie näiteks soovitaksite üürnikule, et võib-olla teha pikaajaline leping fikseeritud hinnaga siis? Tähtajalise üürilepinguga sisuliselt on võimalik fikseerida kokkulepitud perioodiks siis ka vastav hind. Et loomulikult jääb alati üürile andjal võimalus aastas korra siis hind üle vaadata. Ka kallinevad kõrvalkulud ekspertide arvates üürihinna tõusule piiri ette ei pane, seda siiski mõningate eranditega. Ütleme, elektriküttega korterit või maja täna üürile anda, palju õnne üürileandjale. Eriti reipalt on aga tõusnud pealinna korterite ostumüügi hinnad, mis on võrreldes koroonaeelse ajaga täna ligikaudu 17% kallimad. Kas kinnisvara hinnad jätkuvalt kallinevad või on tark oodata hinnalangust, seda kindlalt ei tea keegi. Paraku meil puudub see ennustuskuul, eks ole, et me ei oska seda ka ise ette näha. Siiski nõudlus elamispindade järgi pealinnas suureneb ja ehitusmaterjalid kallinevad. Seega langust kinnisvara hindades eksperdid vähemalt lähiaastateks ei ennusta.